Aga edasi räägime nüüd veel tehnoloogiast, startupidest, investeeringutest, ettevõtlusesse, üldse ettevõtlusest. Võib-olla ka eakamad inimesed saaksid ju väga hästi oma sissetuleku teenida hoopis ettevõtjateks hakates, kui läbi mõelda, mida turul täpsemalt vaja on. Ja selleks anname siit Tehnikakõrgkooli saalist jälle sõna pisut eemale. Raivo Hein, ettevõtja, on meie järgmine esineja. Väga paljud teemad, millest ka mina võiksin siin pikalt rääkida, siis need on juba läbi käinud. Ma siiski need puudutan ükskord veel üle ja teades minu sellist rääkimissoovi, siis moderaator võib julgelt mind katkestada, kui ta näeb, et ma hakkan üle aja minema. Proovin võtta erinevaid teemasid siit-sealt, aga lõpuks koondada need ühise nimetaja alla ja see ühine nimetaja võiks olla tegelikult, et mis on meie eesmärk, kui me sünnime, kuidas siis eesmärk oma elu lõpus nii-öelda tõmbuda tagasi ja elada niimoodi, et sa saaksid teha seda väärikalt ja surra ka niimoodi, et sa oled sellega ise ka rahul. Et see on väga raske töö, suremine me teame, aga ometigi kõik saavad lõpuks sellega hakkama, et keegi ei ole selles ebaõnnestunud. Küsimus on, et kuidas seda teha ja kuidas sinna jõuda. Kui me vaatame statistikat, siis see ütleb, et tegelikult Eestis palju neid surmasid aastas on selline 12, 13, 15 000, siis enamus surmasid on kõik haigused, õnnetused ja nii edasi. Kuid üks osa ja see kõige väiksem osa, mis seal on, neid oli 16 tükki vist eelmine aasta ja need surmad olid sellised, mille nimeks oli vanadussurma suremine. Et see on üks väga huvitav kategooria, ma lugesin ja mõtlesin, et mida see ometi tähendab ja miks sellised numbrid või miks on ta kõige väiksema jutt sellise mulli sees, see number 16. Ja jõudsin järeldusele, et tegelikult on ju meie kõigi eesmärk surra niimoodi, et me sureme vanadusse. Me ei taha keegi surra haigustesse ja me ei taha surra keegi õnnetustesse, aga ometi nii vähesed seda teevad. Ja kuidas jõuda nagu selleni, et sa saaksid rahulikult õhtul magama minna ja hommikul ärgata nii-öelda eluunest ja tunda rõõmu, et sa suridki vanadusse. Et see on ka omamoodi kunst, võib-olla tundub praegult nagu imelik mõelda, et kuidas on see seotud rahaga ja investeerimisega, aga tegelikult vägagi paljus osas see niimoodi on. Ja mida aeg edasi, seda rohkem olen ma hakanud ise ka seda tajuma, et see tõesti mõjutab väga, kuidas me lõpus lahkume siit, ehk siis meie majanduslik olukord. Ma käin palju koolides rääkimas majandusõpetust, investeerimisõpetust, rahatarkusest noortele inimestele ja ma alati räägin neile seal, et vaadake, et kunagi ei ole hilja alustada investeerimisega. Ja kes see investor üldse on selline imeliku nimega, kõik me kuuleme telekast öeldakse, et investorid tegid seda ja toda, et lapsed nii väga ei teagi, mida see tähendab. Ja siis alati ka selgub, et nii huvitav, kui see ka ei ole, et ei ole meid õpetatud Vene ajal koolis rahatarkust saama ja seda ei ole tehtud sellepärast, et ka meie õpetajaid ei ole õpetatud ja niimoodi see rivi sinna tahapoole läheb ja niimoodi me siis produtseerimegi väga pikalt ja järjekindlalt selliseid inimesi, kes on poliitikutele väga magus seltskond, nendele lubama pensionitõuse ja kõike muid hüvesid selle nimel, et siis saada oma pilet tagasi parlamenti või võimule. Ja see on mind alati natukene kummastanud, et miks see küll nagu ei võiks olla teistpidi, miks nagu koolitarkuses ei õpetata seda, et tegelikult meil peredes ei ole tülid mitte Pythagorase teoreemi üle, mis on muide väga tähtis teoreem, või selles, kas maakera on lame või maakera on ümmargune või kas Marsil on elu, vaid et tülid tekivad ikkagi rahast ja selle puudusest. Ja et seda nagu vältida, siis oleks nagu väga tähtis, et sa õigel hetkel hakkaksid seda tegema. Nüüd ma jõuan ringiga sinna, mis ma algul ütlesin, et ma olen alati öelnud, et kunagi pole hilja, aga olgem ausad, et ikkagi on küll. Kui sa ikka juba päris lõpusirgel oled, siis on juba kõigeks hilja.
Nii et kuskil on see murdepunkt ja see murdepunkt võiks olla sellel ajal, kui inimene jääb pensionile ja tal on võib-olla veel paarkümmend aastat elada ja kuidas nüüd elada niimoodi, et sa siis lõpus sured vanadussurma. Raha on väga tähtis ja teine aspekt, mis seal juures on ka tervis loomulikult. Nii et need kaks asja on omavahel palju seotud. Me teame, et tervist raha eest osta ei saa, aga tervisel ja rahal on üks ühine omadus. Kui sa neid mõlemid võtad kui üks osa meie elust, mis nõuab igapäevast ja kogu ajast tegemist ja toimetamist ja ülevaatamist ja etteplaneerimist, siis tegelikult võib selle ühe sõnaga kokku võtta, see on distsipliin. Me peame oma rahaasjades pikaaegselt olema väga distsiplineeritud ja me peame olema ka oma tervises väga pikaaegselt olema distsiplineeritud, et jõuda lõpuks sinna, millest ma olen juba mitu korda maininud. Ja täpselt samamoodi nagu elukestev liikumine, treeningud, aktiivne olemine, täpselt samamoodi me peame igapäevaselt vaatama oma rahaasju, et nad kõik kataksid tulevikus ka meie vajadused siis, kui meil enam aktiivset sissetulekut võib-olla ei ole palga näol. Ja muidugi on üldse selline kummastav olukord, et me alati koolis õpetame noortele inimestele, et teil peab olema hea haridus ja kui te lõpetate kooli, siis te saate ülikooli. Ja kui teil on korralik kõrgharidus, siis te leiate omale hea töö ja siis te saate hästi palka ja siis te võite minna panka ja küsida laenu. Ja siis te võite osta omale igasuguseid asju, olgu need korterid või autod või käia reisimas või mis iganes. Aga me ei õpeta kunagi noortele, et aga kui te hästi õpite ja saate hea hariduse, siis võiks teist tulla ettevõtja. Ja kui te elukestvalt olete ettevõtja ja elukestvalt tegelete investeerimistega, siis elu nii-öelda õhtupoole olemine on teil palju parem ja mugavam kui nendel, kes ei ole sellele terve elu nagu tähelepanu pööranud ja kelle ainukene kuine sissetulek on siis see riigipension, mida siis tõstetakse indekseerimise võrra või mida tõstetakse 7 või 20 euro võrra ja jälle saab aasta rahulikult edasi lasta. See, et mingi hetk on hilja, see on tõsiasi, aga kunagi pole hilja tõesti selle nii-öelda lõputeekonnal alustada ja kui inimene on jõudnud juba üle 50, siis tavaliselt siiski mingisugune varandus on talle juba tekkinud, akumuleerunud, olgu see siis kinnisvara näol, mida siin eelmine esineja rääkis ja muide, minu elust on täpselt need samad näited väga otseselt läbi käinud, et üks vanem abielupaar andsid oma korteri rendile ja vanadekottu nad ei tahtnud minna või siis sinna vähe viisakamasse vanadekottu, mille nime ka siin mainiti enne, aga nad võtsid selle tekkinud rahavoo eest omale kruiisilaeval kajuti ja elasid vist poole aasta kaupa seal, nii et mõelge ometi kui lahe. Sul on korralik toateenindus, sul on 3 toidukorda ja kenad vaatepildid ümber ringi ja tegevused igaks päevaks. Et mis viga sellisel elul vanaduses olla? Või siis teine variant oli selline, kus vanem paar samamoodi rentis oma korteri välja, aga nüüd koroona ajal on hotellid väga odavaks läinud ja mis on veelgi mõnusam, kui võtta omale hotellituba, need, kes ei taha tõesti ära minna Eestist ja palav on ka kuskil väljamaal, aga hotellid ja hotellitoad on väga odavad tänasel päeval, nii et täpselt sama variant, kus sul on tuba alati korras, hoolitsetud ja sa saad rahulikult oma asju toimetada. Nii et kinnisvara on tõesti üks koht, mis kui sa oled seda akumuleerunud, et kas seda vahetad millegi vastu, mis tekitab sulle kindlat rahavoogu või siis veelgi enam sa võid ta maha müüa ja suudad enam-vähem jagada selle rahavoo oma järelejäänud elu peale või siis kõige parem variant, kui sa suudad selle raha siis ka investeerida. Missugused on võimalused, et investeerida seda raha või seda varandust, mis on muudetud siis elu lõpul rahaks?
et sa saaksid tõesti rahulikult elada niimoodi, et sinu passiivne sissetulek on tegelikult suurem kui see riigi poolt pakutav hüve ehk pension. Ja see võikski olla tegelikult ka üks eesmärkidest, et tegelikult me ei ela mitte pensionipäevani ja pensioni saamise nimel, vaid pension on üks mõnus väike lisa turgutus sinu enda rahakotile, mida riik sulle pakub. Aga me proovime ikkagi oma enda aktiivseid sissetulekuid ja passiivseid sissetulekuid ise leida. Mida vanemaks inimene muutub, seda konservatiivsemaks ta muutub. Ja see on ka tõsi rahaasjades. See tähendab seda, et mida vanemaks me saame, seda vähem on meil võimalusi riskida suure tulu nimel ja suur tulu alati tähendab ka teistpidi ju suurt võimalust oma investeering kaotada. Tänagi lugesime Eriali hoiulaenuühistust väga naljakat lugu, kuidas eriti just vanemad inimesed ja mõni teada-tuntud poliitik isegi on sinna väga palju raha pannud ja sellest ilma jäänud. Aga pigem me tahame just saada konservatiivset ja kindlat tulu, milleks kõige esimene variant on ikkagi võlakirjad. Olgu need riiklikud võlakirjad, olgu need suurte finantsettevõtete võlakirjad, mis iganes, kuid nad pakuvad väikest tulu, kuid kindlat tulu praktiliselt. Teine variant on oma raha investeerida dividendi aktsiatesse ja hakata korjama siis seda kasvikut, mida need ettevõtted maksavad. Eesti ettevõtted ja Euroopas tavaliselt ettevõtted maksavad korra aastas dividende, aga kui me vaatame natukene väljapoole, näiteks Ameerika poole, siis me näeme, et enamus dividendimaksjaid teevad seda korra kvartalis, mõni teeb isegi iga kuu, mis on ju väga mõnus selline lisasissetulek, et sa võid ka iga kuu arvestada oma tuludega, oma saadavate tuludega seal. Kolmas võimalus on tõesti hakata ettevõtjaks. Ja vanemas eas on inimestel loomulikult teatud eeliseid, teatud aladel oma teenuseid pakkuma hakata. Aga need võivad olla ükskõik missugused. Peaasi, et inimene teeb midagi sellist, mis teistele korda läheb ja mida teised sooviksid siis kas siis omandada või siis saada teenuse näol ja selle eest ka maksta. Nii et neljas variant me juba rääkisime, see oli kinnisvara ja selle üürimine või siis selle muutmine kindlaks rahavooks. Need 4 võimalust on kõigile avatud. Tavaliselt need taanduvad ikka selle peale, kas inimesel on teadmisi, kas inimesel on haridust, kas inimesel on julgust seda kõike ette võtta. Mina julgustan alati kõiki inimesi oma mõtteid ellu viima, sellepärast eriti veel oma elu lõpupoole, no kaua sul enam jäänud on. Kui sa nüüd täna ei tee seda ära, siis sa ei tee seda mitte kunagi ära. Ja see hea ütlus on see, et me kõik eluaeg unistame millestki, mis homme peaks tulema ja me saame sellest sellise mõnutunde, et äkki me võidamegi lotoga raha, eks tegelikult me ju ei võida. Aga see unistamine annab meile natukene lootust ja unistamine teeb meid rõõmsamaks, et äkki ikkagi juhtub niimoodi, äkki nii läheb. Aga tegelikult need unistused lähevad inimesega koos tavaliselt hauda, sellepärast, et nad ei võta mitte kunagi mitte midagi ette, et neid unistusi ellu viia. Ma veel kord julgustan nii noori inimesi eriti ja julgustan ka neid, kes on jõudnud elu teise poolde, et tehke ära, ärge kartke. Ja kui te suudate nagu oma tegemisi niimoodi ellu viia, et kellegile on sellest kasu ja teile tekib sellest lisarahavoog, siis see on ainult positiivne. Üks kategooria seal kõrval kogu selle tegevuse juures on muidugi see, et inimesed eriti vanemas eas peaksid olema veidikene ettevaatlikud kõigega, mida nad teevad, sellepärast, et nagu me teame, siis neid kelme on ka ümberringi niivõrd palju, kes suudavad iga inimese lõpuks ära tinistada ja võib oht olla, et kogu sinu ilus investeering läheb hoopis vett vedama. Nii et vanemad inimesed kindlasti peaksid konsulteerima enne, kui nad võtavad mingeid otsuseid vastu, eriti kui nad ei ole teadlikud,
kõikidest nüanssidest. See ongi muidugi tegelikult kõikide inimeste mure, et ära tabada see hetk, et kas ma nüüd olen kõik läbi mõelnud või äkki ma peaksin küsima nõu. See, et meil ümberringi räägitakse ja nagu ka eelmine esineja rääkis siin, kuidas noored buumerid praegult kinnisvaraturgu kütavad ja omale kodu ostavad ja seda me ka kuuleme igalt poolt, et inimesed arvavad, et nende kodu on kõige parem investeering, siis tegelikult ei tohiks ka ära unustada, et tegelikult kodu, olgu see siis korter või maja, ridaelamu ei ole mingi investeering, ta on ainuke kaitse inflatsiooni vastu. Ja miks ta ei ole investeering, on sellepärast, et ta toodab ainult kulu. Sul on vaja maksta laenu intressi, maja laguneb, aed laguneb, kodus siin ja seal vajaks natuke kõpitsemist ja värvimist, nii et kodu ei ole iseenesest investeering. Inimesed võiksid sellest aru saada, et investeering on selline raha mahutamine, mis toodab jooksvalt positiivset rahavoogu. Ja see positiivne rahavoog ongi siis see, mida me siis nagu üritaksimegi eriti maksimeerida tulevikus, kui me oleme juba teatud eas ja võib-olla enam ei jõua tööl käia ja see pensioniaeg hakkab kätte jõudma, mis minul võib-olla veel tuleb, aga minu lastel vist kindlasti mitte ja see on ka põhjus, miks eriti noortele seda teadmist ja õppetunde edasi andma peab. Veel ei ole investeering lapsed. Üks poliitik räägib siin, et tema kõige parem investeering on lapsed. Mis see tähendab ametlikus majanduskeeles? See tähendab seda, et sa muretsed lapsi selleks, et nad tekitaksid sinule positiivset rahavoogu. Et kas võib veel küünilisem olla? Ma julgen küsida. Kuuldavasti mõni selline asotsiaalse käitumisega perekond on tõesti lastetoetuse nimel lapsi valmistanud, aga kui üleüldiselt võtta, siis lapsed ei ole kunagi sinu investeering, vaid lapsed on sinu armastuse tulemus. Ja sa ei saa kunagi loota oma laste peale, et nad hakkavad sind ülal pidama või nõudma seda, et nad hakkaksid sind ülal pidama, vaid see on ikkagi sinu mure, nii et inimesed ärge kunagi mõelge nii, et lapsed on teie investeering, lapsed ei ole investeering. Lapsed on elusad inimesed, kes elavad oma elu ja te ei saa seda niimoodi võtta. Nii, Raivo Hein, aitäh selle esinemise eest.